Tere tulemast tänumaagiasse taas kord ja täna me keskendume suhete maagiale. Tuleb välja, et inimesed, kes tunnevad tänutunnet, kes praktiseerivad tänulikkust, nendel on sügavamad suhted ja sügavamad ühendused inimestega ja need inimesed on paremini vastu võetud, ehk siis neid nähakse paremini. Ja veel tuleb välja, et kui on midagi, mis meid näiteks häirib, mille üle me ei ole õnnelikud, aga kui me selle asemel, et keskenduda nende vigadele, nendele asjadele, mis meid annoy, kuidas ütelda annoy eesti keeles, noh, vot seda, et need asjad, mis meid nagu häirivad, et kui me selle asemel hoopis keskendume selle inimese headele omadustele, midagi, mida me hindame, mida me väärtustame, siis see tegelikult aitab meil sellest palju paremini üle saada ja aitab meil seda suhet tervendada täitsa loomulikul viisil. Nii et ma kutsun sind nüüd hetkeks, võta hetk ja mõtle mingisugusel kellelegi ühele, näiteks ühele inimesele oma elus, kes on sind võib-olla natukene häirinud või kelle suhtes ei tunne ennast praegu hästi. Ja hingame paar korda sügavalt sisse ja välja. Iga kord kui välja hingame, siis õdvestume. Lubame olla, lubame iseendale eelkõige olla. Mõned korrad veel. Ja lubame järjest rohkem olla iseendal. Ja nüüd maname selle teise inimese oma silme ette, kujutlusse. Või isegi kui me ei vaata teda kui kujutluspilti, siis lihtsalt mõtleme tema peale. Ja vaatame teda läbi selle spektri, et mida me temas väärtustame, mida me temas, mille üle me oleme tänulikud või mida me väärtustame selles inimeses. Et paneme lihtsalt selle praegu kõrvale, mis meid häirib ja lihtsalt mõtleme sellele, mida me väärtustame. Ja lubame sellel tundel ennast täita. Ja välja hingates laseme selle endasse ankurduda. Ja vaatame, kuidas see, et me lihtsalt valime praegu, võtame hetke siin ja lihtsalt lubame endal seda vaadata, seda inimest läbi selle vaatevinkli, et kui palju me teda väärtustame. Paneme tähele, kuidas see muudab meie suhtumist temasse. Võib-olla me oleme nüüd palju mõistvamad tema suhtes. Et võib-olla me enne ei saanud isegi millestki aru, millest me nüüd võib-olla saame aru või võib-olla isegi kui ei saa aru, siis me oleme lubamises sellega, et võib-olla tal oli oma põhjus. On ju? Vaat nii. Ja ma kutsungi sind nüüd tegema seda kõikide inimeste puhul, kes sind aeg-ajalt annoyivad. Mäleta eestikeelset sõna. Kes sind häirivad, kelle kohta sa mõtled, miks ta nii tegi. Et võta lihtsalt see hetk. Ja isegi kui me ei saa aru, miks ta seda tegi, siis lihtsalt mõtleme selle peale, mida me temas väärtustame, mida me temas hindame, mis meile temas meeldib. Ja lihtsalt lubame endal tunda seda. Ja näeme järgmises tänumaagia videos.